Tähelepanu! Tegemist on teistsugust Soomet kajastava saatesarjaga, mis võib tekitada vastupandamatut soovi avastada teistsugust Soomet. Sellise soovi tekkimise korral broneeri reis tallink.ee. Kas te usute, et te tunnete Soomet piisavalt hästi? Ma mõtlen Helsingi, legendaarsed poeskäigud ja kohustuslikud brändid, Serena veepark, Linnanmägi lõbustuspark ja kõik muu. Ma usun, et ma saan Soomes avastada palju enamat ja ma ei jäta seda võimalust kasutamata. Siin ta on, Turu Flow Park. Seiklus võib alata. Flow Park Turku is the first adventure park in Finland and it is the biggest one. We have 15 courses and hundreds of different kind of tasks on the courses. Nii, ma olen roninud üles siis esimesest redelist ja asun läbima esimest korda elus seikluspargi rada. So the highest point in the Flow Park Turku is 20 meters. It's really nice and you have a spectacular view from there. Ütleme nii, et see vaade siit alla on päris kõrge. Ma ütlesin küll ennem, et ma kõrgust ei karda, aga ma ei ole päris kindel, kas see tõele vastab, aga igal juhul nüüd on mul võimalus siis oma jõu ja ilunumbrit teile demonstreerida. Ma ütlen, on nõges. See on raskem, kui ma arvasin. Aga elu ongi takistused selleks, et neid ületada. We also have things that are physically challenging for those who are not afraid of heights and want to try themselves physically. Käelihased saavad trenni, ilus vaade on ja adrenaliini on ka. Kui sellest üle saan, siis olen mees. Tehtud! Siin pargis jagub tegevust kõigile. Kõige noorematele, teisest, kolmandast eluaastast ja ka eakatele. Näete seda vaadet siia alla. Ma ei tea nüüd mitme meetri kõrgusel ma olen, aga mul on tunne, et ma olen mingi kilomeetri kõrgusel. Läks! Tehtud! Kõige vanem inimene, kes siin pargis on käinud, öeldi, oli 85-aastane. Siin on erineva raskustasemega rajad, nii et igaüks saab endale valida sobiva seikluse. Prillid on ka higist märjad juba. 3, 2, 1, läks! Osa! Elu esimene seiklusrada on läbitud, adrenaliini oli kõvasti, võhma võttis ka, see ülevalt alla tuleks oli ka päris vägev, nii et ma soovitan kõigile, tulge siia Turku seda proovima. Olukord on nüüd selline. Autol sai bensiin otsa, olen kuskil metsa vahel, kohe varsti on loovimas päike. Mul on tunne, et ma pean siia ööseks jääma, aga ma ei tea, mida sellises olukorras teha. Nii, oota, kus kohas ma olen? Oota, nii. Kui peaks juhtuma, et sa Soomes ära eksid, siis, või Eestis ka vahet ei ole, siis kõige kindlam viis alati on kaasas kanda kompassi. Aga samas on hea teada seda, et Soome teedevõrk on piisavalt suur, et kui sa hakkad ühes suunas otse minema, siis
kuskile sa üsna pea välja jõuad ja kui ei jõua varem, siis jõuad hiljem ja tsivilisatsioon pole kaugel. Nii, mis siis on esimene asi, mida ma pean tegema, kui ma olen üksinda metsa sattunud? Kõige esimene asi on see, et sa hoiad nagu ennast soojus ja tule tegemine on number 1. Ja selleks ma võin võtta näiteks, ma ei tea, seda kuivanud puuoksa. Kuusen kuivad oksad on väga head. Ahah, kuivad käbi. Käbid on head. Kase toht. Oi, see on hea, jah? See on mäda. See on mäda. Ärge te mädapuud võtke jumala eest. Vaata, kui puu on selline pehme ja mäda, siis see ei tööta. Ja siis on tähendab mul vaja tikke. Need jah, need peab alati olema kaas. Meil on selline nagu põhimõte, et iga ühe inimese peaks omama sellised põhisoskused. Kõige tähtsam asi, kui sa kunagi kuskile piima ostma lähed, peab alati nuga olema kaasas. Isegi piima ostma minnes? Isegi, jah. Ja see ei tea, kuna sa hädalakartaa jõud. See ei tähenda seda, et see nuga peab olla selline... Ja see võib ka väiksem olla. Väiksem võib olla ka. Aga iga soome-ugrilasel inimesel peab nuga alati kaasas olema. Facebookis on Estlander ja internetis on estlander.org ja sealt saab lisainfot. See on meile suur au, kui keegi võtab ühendust ja tahame seda oskust jagada. Välispidine sooja on olemas. Järgmine etapp on saada seespidiselt sooja. Selle jaoks on meil vaja tarvis keeta vett. Esa ütles, et Soomes võib juua iga voolavat vett, mida looduses leida on. Välja arvatud siis... Ainult kollast lund peab kartma natuke. Sinne tuleb purk. Sellised sa leiad iga poolelt. Kas see põlema ei lähe siis või? Ei lähe. Pane vett. Oled sa kindel või? Täiesti kindel. Paistab niimoodi, et ma arvan, et 50 minti maksimum, siis on juba keev vesi sul. Ja kui vesi läheb keema, siis võtan kohe ära või? Loomulikult. Ja siis hakkad jooma teed, võtad mustikalehed ja midagi paned sinna sisse. Mustikaleht, jah. See, et me leidsime metsa alt selle mahlapaki, et see on võimalik täita veega, panna lõkkesse, see ei põle ära ja sa suudad sellega vee valmis keeta, see oli minu jaoks täielik üllatus. Vesi on keenud ja pakk on täiesti terve. Ja Esa ütles veel seda, et kui te väga musta vett kuskilt leiate, et siis tuleb seda keeta umbes 8 minutit. Et siis on see täiesti joogikõlblik. Ja nüüd ei jää meil muud üle, kui minna Iidala poodi ja osta endale üks tass. Estlanderis on igasuguseid oskajad, on käetöömeistrid, on üleelamisinstruktöörid. Igaüks leiab sealt midagi, kui tunneb huvi loodust vastu. Ja Soome-Ugri väga vana nagu pärimused vastu. See on ka Estlanderi üks põhimõte, et neid peab nagu elus pidama. Tänu Esale on mul olemas mõnus katusalune, lõke põleb, mustikatee on joodud ja ma arvan, et see on parim metsahotelli, mida te endale Soomes leida võite ja ka kõige odavam. Nii et ilusaid unenägusid. Turu Flow Park pakkus mõnusat ja kõditavat adrenaliini ning seiklusi. Soome metsaga vaikust, rahu ja linnulaulu. See ongi teistsugune Soome.